Kas teie teadsite, et Tartu vallas asub selline veemotoklubi, mille sõitjad on toonud koju 1 juunioride, 3 Euroopa ning 7 maailma meistritiitlit? Mis spordialaga on tegu ning mida see täpsemalt endast kujutab, käisimegi uurimas Üllar Põvati käest, kes on selle spordiklubi eestvedaja. No, veemoto on võidusõit, nii nagu maa peal on mootorratastega ja autoga, nii on vee peal paatidega. Kui kaua on sellega Eestis tegeletud? No, on leitud karikas 1925, kus olid esimesed võistlused Tartus. Et me loemegi nii, et 1925 aasta. Ja Tartus peaks olema, kui nüüd mälu ei peta, siis 54. aastast või 52. No nüüd, kui võtta Eesti aega, siis teist Eesti aega, siis oleme saanud, kui mu mälu ei peta, 26 tiitlivõistluste medalit, pluss muud rahvusvahelised medalid veel juurde. Aga Nõukogude Liidu ajal oli neid Tartu klubil üle 100. Milline see võistlus üldse välja näeb? Mehed on paatides, aga mismoodi see nüüd edasi hakkab seal juhtuma? Võib-olla kui rahvale niimoodi rääkida, kes pole üldse enne, siis võib tuua paralleeli vormel 1-ga, nii et kõik autod on, või kõik paadid on rivis, rivi pannakse eelsõitude järgi, ajasõitude järgi, lohutussõitude järgi. Need klassid, mida meie sõidame, üks võistlusstart kestab maksimum mingi 10 minti. Aga vormel 1 vee peal kestab 45 minutit. Rada on nagu ringrada, kas on siis ka parema, muidu tavaliselt on ainult vasakpööre, aga pannakse ka mõni poi, mis on paremale. Nii et nagu vee peale pannakse poid ja siis sellest tekib nagu ringrada. Ja tulemused nagu tehnikaspordis kõigist peab olema hea paat, hea mootor, hea võidusõit ja kui tahad maailmameistriks tulla, siis natuke õnne ka. Kas seal on midagi seotud ka vanusega, et teatud vanus võib minna teatud klassi? No ikka jah, et noored võivad alustada 10-aastaselt ja juunioride klass lõpeb 16 eluaastaga, siis edasi lähevad kõik juba vanade klassi. Kõik Tartu Kalevi veemotoklubi medalid on saavutatud ka meie enda ehitatud alustega. Nii et meil on siin nagu väike töötuba, väike tehas, et kõik need asjad paneme siin kokku otsast lõpuni, alustades ideest ja lõpetades, kui on valmis asi. Kõik õppinud olete või see ongi tulnud töö tulemusena ja kogemustega? No ikka jah, mina olen sõitnud ise, alustasin lapsena 72. aastast, et need kogemusi on juba 42 aastat, et sealt ja peab olema hea tahtmine ja muidugi peab ennast täiendama kogu aeg, et kui algul olid puiduspaadid, siis praegu on süsinikust, et kogu aeg asi areneb ja pead olema sellega nagu kursis ja maailma tipus. Kõik motospordialad on ikkagi mingil määral ohtlikud, et me oleme kõik selleks teinud ja määruste järgi on kõik selleks tehtud, et õnnetuse juhti on superkiivrid, superkombinatsioonid, päästevestid, et ei saa öelda, et ei ole ohtlik, ikka on motosport ohtlik. Millisena näete selle ala tulevikku Eestis? Unistada ikka võib ja alati öeldakse, et unista suurelt, et mina arvan küll, et võiks jõuda sinna vormel 1. Et need vormel 1 korpused 90. aastal, ma olen 2 tükki Rootsi ehitanud ise, et seal mingit raketiteadust ei ole, kõik on raha taga. Et kui Eesti Vabariik hakkab toetama motosporti, siis jõuaks ka vormel 1 välja. Ja kuhu Tartu Kalevi veemotospordiklubi lähema 5 aasta jooksul jõuda tahab, kas on mingid eesmärgid püstitatud? Jah, on küll, et ütleme nüüd see aasta Augasmägi juba eelmine aasta testis vabaklassi 2 poolt paati, et kus kiirused ulatavad kuni 200, et jõuda nendes klassides nagu maailma tippu. Räägi meile siis, kuidas sa sellise spordiala juurde jõudsid? Nagu ikka läbi tutvuste, et oli perekonna tuttav, kes mind selleni viis ja ütleme nii, et esimest korda proovida sain, siis hakkas kohe meeldima. Tundus, et oli minu ala. Mis selle ala huvitavaks teeb sinu jaoks? Mis nagu kõige rohkem paelub on kiirus ja adrenaliin, ei saa nagu salata. Kui noorelt sa siis alustasid võistlustega, et ma saan aru, et sa 12 läksid proovima, aga võistlused tulid mis eas? 12-aastaselt ma läksin talvisel ajal sinna, nägime paadi ära ja tegelikult samal aastal ma hakkasin ka võistlema ka, et peale paari treeningut juba me saime kodustel vetel minna vee peale võistlema. Ja milliseid medaleid sa koju oled juba toonud?
Neid on palju, ma arvan, et kõige lihtsam on alustada tiitlivõistlustest, et praegusel hetkel olen nii 2-kordne maailmameister kui ka 2-kordne Euroopa meister. Ja siis veel tuleb juurde Euroopa 3. koht, Euroopa 2. koht ja maailmameistrivõistlustelt 2 hõbedat. Ja kuhu edasi? Kuhu edasi? Töö juba käib, et veel kiiremasse klassi. Esialgu üritame 2 klassis hakkama saada, aga eks ole näha, kuidas edasi sihid viivad. Millised näevad välja sinu treeningud? Minu treeningud talvisel ajal on selline üldfüüsiline, ei ole erilist treeningut, peamiselt lihasgrupid tuleb ikkagi ära treenida, et vormis olla. Aga suvisel ajal on ikkagi katsetamine ja testimine, et ega seal ei ole nagu varianti, et tehnika peab täpselt samamoodi tippvormis olema nagu ma ise. Millised sellel alal võistlemiseks inimesel eeldused peavad olema, et kas nagu on mingid tugevad küljed või on ikkagi see, et kõik on õppimise peale? Ütleme nii, et paljuski on võimalik ka õppida, aga külm närv, võib-olla üks nagu konkreetselt iseloomujoonedest, mida nagu peaks olema juba eelnevalt, et oleks võimalik see läbi lüüa. Aga muul juhul on, treenida on kõikidel võimalik ja seda adrenaliinist tulenevat reageerimisoskust, seda tuleb ka lihvida ise, et kellel läheb see paremini, kellel halvemini. On sul ka võib-olla sellel alal mingid iidolid endal? Kindlasti on. Võtta siit samast juba Eestist on Lembit Aasokasik, kes oli 2,5 maailmameister, kuhu ma ise üritan ka see aasta pürgida. Toomas Mets, 125, väga kõva legend. Kindlasti minu treener Üller Põvat ja juba eelnevatest Nikolai Põvat ja neid suurnimesid on väga palju. Mis sa arvad ise Tartu veemotoklubist, Kalev? Mis ma ikka oskan arvata? Üks selline suur, tore perekond oleme, et ei saagi öelda, et me oleme klubi, me oleme tiim, me oleme enamad kui lihtsalt klubi. Et me oleme kõik kasvanud üksteise külge juba selle aja jooksul.